Brasiilia on küll väga suur maa, no me võime öelda geograafiliselt peaaegu sama suur kui Euroopa. Ja samas rahvastiku kontsentratsioon on peaaegu ainult siin Lõuna-Brasiilias või õigemini veel võiks öelda Kagu-Brasiilias. Siis kui Sao Paulo ise on umbes 20 miljonit, siis moodustab 10% Brasiilia rahvastikust, mida on praegu natukene üle 200 miljoni juba paljudest erinevatest rahvastest, kes siia kõik on sisse rännanud, nagu öeldud, 85 erinevat rahvust loetakse kokku ja mõnedest nendest väga suured kolooniad väljaspool nende emamaad. Näiteks on siin väga palju jaapanlasi, sakslasi, itaallasi, aga ka näiteks Lähis-Ida maadest inimesi ja kõik see moodustab kokku väga suure kultuuride sulatuskatla ja ka kulinaarse sulatuskatla. Ja kui võrrelda kahte suurt linna siin, siis Sao Paulot ja Rio de Janeirot, siis Sao Paulo on kindlasti raha ja äri pealinn, kui Rio de Janeirosse minnakse tihtipeale lõbutsema ja võib-olla seal on ka tihtipeale kultuurile suurt rõhku pandud, siis 85% kõikidest äridest, kõikvõimalikest sellistest suurtest äri kokkusaamistest, turgudest, festivalidest ja nii edasi, samuti näiteks siis Brasiilia börs, suurim Ladina-Ameerikas asub Sao Paulos. Kui hakkasid eurooplased siia tulema, ja algul nimetati see riik või see maa küll Püha Ristimaaks, aga see ei läinud eriti käibele ja seejärel, kuna siit hakati välja viima eriti rannikuäärsetest metsadest seda Brasiilia puud, ehk siis Pau Brasil. Yes. Pau on portugali keeles puu ja Brasil tähendab seda punast puitu. Kuna kui seda lõigata, siis ta puit on sees täiesti tulipunane. Ja see Brasiili sõna tuleb iseenesest sütest, et see puit hõõgub nii punaselt kui sööd. Ja sellepärast on ta nii-öelda, võiks öelda siis nagu hõõguvate sütepuu. Aga sellest samast Brasiilist tuleb siis ka riigi nimi või maa nimi, sellepärast et selle hakati tundma seda rannikut selle järgi, et siit saab seda puitu välja vedada. 1497. aastal ühesõnaga paavsti mis oli põhimõtteliselt kokkulepe, võiks öelda siis, tegelikult võiks öelda paavst nii-öelda juhatas kokkulepet Portugali ja Hispaania vahel, mis oli Tordesillas leping, millega, näete siin on see joon jookseb, millega jagati ära põhimõtteliselt Lõuna-Ameerika, jah. See, mis pidi jääma siia poole, pidi jääma Portugalile, see, mis pidi jääma siia poole, pidi jääma Hispaaniale. Nüüd loomulikult sellest ei pidanud kinni lõppkokkuvõttes kumbki, aga ja mida siin on näha mitmete nii-öelda tolleaegsete võiks öelda maade avastajate nimed, sest 16. sajandil kui nad hakkasid seda maad nii-öelda maha märkima, alles hiljuti tegelikult, me võime öelda tegelikult veel 19. sajandi lõpul, kogu see ala siin suhteliselt peaaegu hõlvamata. Seal olid küll olnud kautšuki need töölised ja nii edasi, aga isegi nemad ei olnud enamikesse kohtadesse jõudnud. Siis 16. sajandil samade hobustega, mis olid tavaliselt üsna väikesed ja viletsad, või siis muulad, või siis parvede ja väikeste paatidega, mida tihtipeale tuli vedada üle kärestike, käidi see kogu see ala läbi. Te näete siin näiteks ühte nime, mida on eriti palju, Antonio Raposo Tavares, kes on siin igal pool käinud. Ja nad käisid niimoodi, panid sinna posti maha või lipu maha, et see on nüüd siin Brasiilia, eks ole. Ja siia paremat kätte jääb üks hoone, mille on projekteerinud Oskar Niemeyer.
Muuseas, võib-olla olete kuulnud üks Brasiilia kuulsamaid moeloojaid ja kaubamaja omanikke on Eesti päritolu mees. Nimi on minu teada Oskar Metsavaht või Metsavaht. Ühesõnaga siis 40-ndatel tegelikult juba varem kautšukitööstus hakkas alla käima ja tegelikult saabusid väga vaesed ajad siia kanti, sellepärast et peale selle kautšuki ei ole siit kandist, no loomulikult on siin puuvilju ja igasuguseid asju metsas, aga kasvatamiseks ei ole tegelikult Amazonase kogu see mullastik ja pinnas ja nii edasi, kogu see kliima ei ole sugugi üldsegi mitte hea. Nii et tegelikult ka praeguseni tuuakse enamik asju siia sisse. Me oleme merest 1400 kilomeetri kaugusel ja ühtegi otseselt teeühendust kogu muu Brasiiliaga ei ole. Nii et selles mõttes võib öelda, et Manaus on põhimõtteliselt nagu saare peal. Kõik, mis siia saab tulla, on kas laeva või lennukiga. Olulist laevandust, kuna kogu see ühendus on käinud väga pikka aega ainult laevade kaudu siin ja see plats ja selle pinna disain on siin ka täpselt samuti siis lainete ja veega seotud, aga see on veel oluline just nimelt selle kohapealse sümboolikaga. Nimelt me asume praegu Rio Negro peal ja Rio Negro tähendab teatavasti Musta jõge. Ja kui me täna hakkame sõitma, siis me varsti näeme ka seda kohta, kus need mustad veevood segunevad nii-öelda päris Amazonasega. Õigemini seal on kahe suure jõe kokku puutepunkt, moodustabki päris Amazonase. Ühelt poolt tulevad siis pruunikad veed, teiselt poolt tumedad veed. Ja põhimõtteliselt see plats siis sümboliseerib seda kahe erineva vee kokkuvoolu. Ooperimaja hakati ehitama 1880 ja valmis sai 1896 ja kasutati siin materjale, mis tulid eelkõige Euroopast, aga ka tihtipeale veel mujalt maailmast, erinevatest riikidest kokku ja ka siinsed arhitektid, disainerid olid erinevatest riikidest, kõik oli kõige parem. Vaadates ka kuplit seal, siis kuppel on kaetud selliste keraamiliste plaatidega. Keraamilised plaadid muuseas Brasiilias väga olulised, aga ka juba tagasi minnes Portugalis, Hispaanias ja Prantsusmaal. Nii et need plaadid ongi pärit siis Portugalist ja Prantsusmaalt ning 36 000 keraamilist plaati peaks seda katma, seda kuplit. Ja need värvid siis on Brasiilia värvid, eks ole, mis pandi paika juba tegelikult siin olnud nii-öelda esimeste kuningate poolt Brasiilia kuningriigi, kui oli, või õigemini keisririik 1822. aastast saadik. Ja see on siis värvid, mis sümboliseerivad, roheline sümboliseerib tohutult metsa, kollane kullakaevandusi, sinine vett ja merd ja punane seal juures siis kalliskivisid. Kõigepealt juttu siis sellest, et mis sõna, kui me räägime Amazonasest, siis tavaliselt räägitakse sellest jõest nimega Amazonas. Ja kui räägitakse Amazoniast, siis räägitakse kogu sellest suurest alast, mis on põhimõtteliselt Amazonase vesikond ja mis on ka siis võiks öelda Brasiilias administratiivselt koosneb kas ta ütles 7 osariigist, aga ja kui me räägime Amazonase jõest, me oleme siis siin kahe jõe kohtumiskohad, siis Brasiilia kombe kohaselt nimetatakse Amazonase jõeks just nimelt seda kohta, mis saab siit Manausest natukene allpool alguse ja kus kohtuvad Rio Negro ja Solimois, 2 jõge. Ja nii-öelda päris Amazonas saab siit alguse ja läheb mereni. Aga üldiselt, kui me räägime Amazonase jõest, siis räägitakse sellest osast, mis oli Mois, aga tegelikult Amazonas, mis saab alguse kuskilt Peruust, Andide mägedest. Me ei lähe mitte keskelt jõge, vaid nagu te näete, see jõgi igal pool on nii-öelda koosneb nagu väikestest jõgedest
paljudes kohtades. Me läheme siit, mis on väiksed jõed, siit äärest, nüüd on rohkem näha, eks ole, mitte lihtsalt keset suurt jõge sõita. Läheme siit üles ja siis nii-öelda ületame jõe ja läheme teisele poole Janauka järve peale. Ja seal me teeme oma esimese õhtuse paadisõidu metsas. Kiiremini ja märksa sügavam. Mõned kohad Amazonases on üle 100 meetri sügavad ja Rio Negro on aeglasem ja kõige rohkem 50 meetrit sügav. Amazonas on niivõrd palju elu rikkam siis, kui Rio Negros on umbes 400 kalaliiki, siis Amazonases on umbes 3000. Me oleme nüüd siis selle 2 vee kohtumise kohal ja nagu tuli, et Amazonase jõel on neid suuri lisajõgesid, mis on laevatatavad, neid on 1110 jõge ja enamik nendest on tumedaveelised. Ainult mõned on siis sellise segaseveelised. Segaseveelised jõed on need, mis saavad oma vee eelkõige andidest, mägedest siit läände minna. Enamik loomulikult ei tule mitte siis mägedest, vaid sellest samast Amazonase vihmametsast ja selle tõttu need veed on tumedad. See tume vesi, mis siin praegu tuleb, on siis Rio Negro ehk Must jõgi ja Must jõgi on suuruselt teine lisajõgi, mis Amazonasesse voolab, kõige suurem on Madeira. See on allapoole, kui minna veel voolu allapoole. Nüüd, mis pärast nad siin ei segune, seal on mitmed põhjused ilmselt. Üks on see, et näiteks Rio Negro voolab märksa aeglasemalt kui Amazonas. Amazonase vool on märksa kiirem. Amazonas on ka märksa sügavam kui Rio Negro. Teine asi on vee, kuidas öelda, koostis või nagu ta ütles, me võime küsida, kuidas Aleksei võib-olla pärast ütleb, aga ühesõnaga see vee, kuidas siis öelda, koostis selles mõttes, et kui tihed on, ma ei tea, mis viskoossus on ja teine. Ja kolmas on siis loomulikult vee happelisus. Ja? Nagu öeldud, need mustad veed on tunduvalt poole võrra, isegi rohkem kui poole happelisemad kui need segased veed. Ja temperatuur ka veel sinna juurde. Ja? Amazonas ise siis on laevatatav vähemalt kuni Iquitoseni, mis on Peruus, siis kuni 3600 meetrit merest ja siit veel siis 2100-2200 kilomeetrit. Meie oleme praegu umbes 1400 kilomeetri kaugusel merest. Näed, ei olnud kohale. Kokku, et ole, kui näete midagi või tahate küsida, siis tehke seda kohe. Mitte huvitavaid loomi olemas ei ole ja nendest võib rääkida tundid. Kaugele see kaim on, ütleme vees, tavaliselt läheb, kaugele seda sisemaal teda võib näha, hoiab ta praktiliselt 50 meetrit või kaugemale. Ei, 50 meetrit on väga palju, nii nagu me praegu nägime, et ole, natukene kaugemale ta võib minna, kui päris kaugele mööda maad ta läheb ainult põua ajal. Vaat siis ta võib joosta, kus juures hüpates. Niisiis mõlemad esijalad korraga, siis mõlemad tagajalad korraga. Ja päris korralikult kiirustega. Tulen teille lähemale. Kuperkapesa ja erilasepesa kõik koos. Very social bird, black and yellow color, or the yellow rump cacique. Nad kuhusid.
Näide tõmmata. Kalle krokodillid, mis ei lähe üldse püüdma, eesmärgid on alati kõrgele. Ehitama paate, laevu väikeseid, aga tänapäeval ei tohi enam neid uusi laevu ehitada, sellepärast et selleks tuleks maha võtta puud. Head puud siit metsast. See ülejäänud maht keedetakse ära ja sellest saab teha kastet, mida kasutatakse igasuguse toitude tegemiseks, kala ja lihatoitude ja nii edasi. Ja siis see algne, see millest pressitakse maht välja, see põhimõtteliselt viljaliha on kollane ja sellest välja pressitud maht, siis ta kuivatatakse ja sellest saab teha nii-öelda jahu. Leguan. See on pärisolult nimetus prantsuse pärased võetud ja käsitletud siinsete indiaanlaste sõna iguana. Iguana tähendab suur sisalik. 2016 was a little bit lower. I mean, this 2016 maybe here. Very low, not much water. 2014, bit here. 2013, 2012. Above here. This was considered the highest waters than ever. See? Up here. Seal üleval ka näiteks 2012 vett, mis on arvatud on kõrgemaid vesi üldse, mis siin on olnud. Täna läheme siis India külla, aga tähele, et kuidas seal elu on näiteks võrreldes selle külaga, kus elasid mestiitsid, et siis indialaste ja kohalike järeltulijad ja valgete järeltulijad, kes käisime eile ja vahetevahel Euroopasse järeltulijad elavad siin, võiks öelda, rohkem kui indiaanlased ja indiaanlased rohkem kui valged. Kaks sõiduvahendid ühele pildile, see on ju puhas võit. Ja. Puhas võit. Kaks sõiduvahendid, veesõiduvahendid, see on ühele pildile. Hästi kiiresti ja päevasel ajal nad on pesa peal. See on ehitatud nii, et nad on kenasti päeval varjus, kuid ööseks nad lähevad pesast täielikult ära, pojad jäävad üksinda. Nii et kui madu tuleb pesa juurde öösel, mis on täiesti võimalik, ta sööb mõnda tibu, võib-olla kõik ära, kuid vanemad jäävad alles ja teevad uusi. See aeg, võib-olla pool tundi tagasi, kui nad tulevad pesa juurde ja loevad üle palju, siis lapsi ei, on munad alles ja hakkavad nende päevaste toimingutega peale. Kõik on olemas loomariigis, sentimentaalsus seal ei ole. Loomadel ei ole vabad aega, nad ei saa endale lubada olla. Sellised ülid on tehtud. Mis ei ole olnud need päris õiged, aga see peaks nüüd olema see, mille peale siis siin käis suur tormijooks ja millest korjati seda päris kautsukit. Et ühesõnaga, see on siis see puu, mille pealt seda kautsukit päriselt saadi ja koguti seda eelkõige öösel, tavaliselt millegi kella 2 ja 7 vahel hommikul, et siis on jahedam ja see mahl voolab paremini välja. Ja siia pandi muidugi siis need sellised kausiksed alla, millega korjati, aga igast puust tuleb ainult natukene, nii et 100 puu peale saadi võib-olla mõni liiter. Ja need puud ei ole siin kõrvuti, eks ole, ja see ei ole mingisugune kasvandus, vaid see on ikkagi mets. Et ühe teise puu vahe võib olla päris pikk. Tähendab seda, et iga
öösel tuli või iga hommiku tuli läbi käia üsna suur maa. Amazonase vihmamets on planeedi kopsud tegelikult ei pea ju paika, eks ole. Sest nad küll toodavad seda vajalikku materjali hingamiseks, aga sama hästi nad kasutavad selle sisuliselt kõik ära. Siit nagu väljapoole ei levi peaaegu mitte midagi. Mäletate neid pisikesi kilpkonni, keda me nägime? Esimene, keda näidati, Tartaruga. Tema ei saa siin kenasti pesitseda, tal on vaja liivaloited keset jõge, seda siin praktiliselt ei ole. Kõik ülejäänud ronivad kas või puu otsa ja nende jaoks on ideaalne maastik. Delicacy. Jah, nad on väga maitsvad, need kilpkonnad. Ja kõige maitsvad on nende munad. Wow. Siin on puu, mida kohe tapab see liaan, mis tema ümber on keerdus. Ja see puu on ülevalt teise puu külge saad. Lõhu juures. You chop down, keep growing. Ja iga üks nendest, kui seda maha lõigata ja kasvama panna, kasvab liaaniks. Hakkab otsima puud, mida... Starson. Just very careful, so you don't want to be against the... You have to hold high enough, much higher. Polli valmistab. No ole valmis või? Mida läheb sinna? Sündinud Tarson. Or maybe a jaguar eat it. That's quite possible. Jaguar. Jaguars are specialists. Yes. Ühesõnaga, kõigepealt tulid siia jesuiidid, kes selle küla siin lõid ja esimesed teatanud on 694. aastast. Hiljem muutus piirkond väga tähtsaks siis kautšuki kogumise pärast ja siin oli 19. sajandil eelkõige suur kautšuki kogumise punkt kogu ülevatpoolse Rio Negro piirkonna poolt, et mis kõik saadeti kautšukist, tehti need suured pallid ja need tegelikult parvetati mööda jõge allapoole. Ja siin oli üks kogumise punkte, aga siis 1910. aastatel, kui kautšuki hinnad kolinal langesid, eriti 1914 inimesed kolisid siit ära, aga väidetavalt siis juba 1880. olevat siin olnud nagu see, millest oli juttu ka laevas, eks ole, et siis nende sipelgate rünnak ja juba siis olevat enamik inimesi siit ära kolinud. Igal juhul siis 1910. oli viimane löök. Ja nagu öeldud, praegu elab siis mõni perekond, kes on siia hiljem tulnud. Nüüd peetakse seda pigem selliseks ajalooliseks vaatamisväärtuseks. Siin te võite näha siis mõningaid joonistusi. Tegelikult neid on rohkem siin, kui vesi oleks madalam, siis allpool on ka neid näha. Aga praegu on vesi üsna kõrge. Ma ei tea, ma ei usu, et need on väga 17. sajand. Vaadates nende peale võib pigem arvata, et nad on ikkagi indiaanlaste tehtud. Aga millal seda ilmselt ei ole mitte kunagi välja arvutatud, sellepärast, et peale selle indiaanlaste puhul on ka need asjad, et need, keda kohati siin 16. sajandil või 17. sajandil, 16. sajandil siin kandis tegelikult veel eriti, esimesed eurooplased olid läbi käinud, aga tegelikult ei oldud niimoodi. 17. 18. sajandil tegelikult tuli siia püsivamalt. Ma arvan, et sellega seoses palju inimesi siin elab, ma ei oska arvutada. Ja küsiski, et palju perekondi elab. Aga ma arvan, et sellega About 140 people, 20 families. Ta ütleb, et 20 perekonda ja umbes 120 inimest. See on siis allpool, kus meil on 5 klassi ja 1 klassiruum. Aga neil on kaks seltskonnad, kus õpivad. Tööl on hommikupool vargi nagu ei hooli. Nad püüavad ikka asju arendada. No näete, siin on ka igasugused plakatid, kuidas hääldada sõnu, millised on konsonandid ja millised on vokaalid. Siin on eessaalis on ka näiteks
värvide sõnastik inglise keele õppimiseks. Peaks olema ikka see sama teeperve viu. väike teeperve viu, jah. Pasja uba ehk kõndivaks palmiks ja indiaanlased ja kohalikud on kasutanud seda eelkõige ehitusmaterjalina, et selle on hea pehmet pooleks teha ja selleks saab teha põrandaid ja seinu majadele. Aga miks ta kõndiv on, et vaadake, tal nagu selline ühtne tüvi siin allpool puudub, nagu juured, ja põhimõtteliselt võib neid juuri ajada edasi niimoodi, et hakkavad need kasvama teise koha peale, siis ta mõnest kohast jälle laseb lahti ja nii, et ta mõne aja jooksul võib oma asukohta muuta, läheb teise koha peale. See on nagu peaaegu nagu inimene. Niimoodi tekkiski puust inimene. Just. Nii me teame, kus me tulime, ei tulnud ahpidest. Pinocchio. Ühesõnaga koore, mis tuli selliste puukiududega, siis selle koore ära ja sealt tulevad ka sellised väiksemad kiud, mida siis saab jällegi sedasi rullides teha nööre, nendest nööridest jällegi vajalikke esemeid, näiteks korve ja nii edasi. Et kui me käisime selles vanas Airaos, mis oli Airao Velho, kus olid metsa kasvanud liaanides vanad majad, siis nagu öeldud, kui kautšukibuum läbi sai kuskil 1915, inimesed tulid siia ja tollal neid väga palju ei olnud, aga hiljem hakkas ka Manausist inimesi siia juurde tulema, nii et praegu on siin selle kohas, mille nimi on siis uus Airao, Novo Airao, umbes 15-20 000 inimest elab. Ja millega siin tegeletakse, siis põhiliselt on see seotud kohaliku ümbruse administreerimisega, eelkõige siinsete looduskaitsealadega, mis jäävad siia, et paljud ametnikud elavad siin ja nende perekonnad. Teine asi on ka koolid ümberkaudsete maade, siis lapsed käivad siin kandis koolis, paljudes siinsetes väikestes külades koole ei ole, nagu näiteks see, kus me viimati käisime ja nii edasi. Ja muidugi kalastamine ka mingil määral on sissetulek, nii et sellised tegevusalad. Ja siin Amazonis on siis 2 sorti delfiine, eks ole, 2 liiki on see roosa ja siis tume delfiin. Siin on ikka täitsa jube delfiin, vaatame välja. Mina vist ujuda küll, aga kuhu Veel ajalool mingi kõheli, ma ei tea. Meie oleme näinud, kui me oleme jões näinud ujumas seda musta pingviini, kõikidelt pingviini, delfiini. Aga roosat suhteliselt vähe, aga roosa võib ka siis palju suuremaks kasvada, et ta on 2,5 meetri pikkune võib olla. Tänasime ära juba meeskonna, aga ma võin paari sõnaga edasi öelda siis Hugo sõnad. Et ühesõnaga kõik oli väga-väga tore. Vabandust talva ilma pärast, mis siin kandis on paraku sümptomaatiline, vahetevahel sajab, eks ole. Ja ta ütleb, et kõik reisid on temal väga erinevad olnud ja paraku ta on ise ka väga frustreeritud ja väga pahane ja õnnetu, kui ei nähta nii palju loomi ja muid asju, kui oleks loodetud, aga midagi teha ei ole. Nii see on paraku. Mis oskab laulda? Aga laulame. Tuks. Viine lahti, uks, siis lähme mallega. Saade kala püüdema. Saade kala püüdema. Opsata, trillala, special for you, cook!
vihjatud grupis teiste islaste poolt isale, et tavaliselt neid siiski tuleb 2-3 poissi, kui nad julgevad siin laeva rünnata, tegelikult see oli rünnak laevale. Ja inimesed vahest annavad nendele midagi. Aga see on väga paha loomulikult. See on paha sellepärast, et nad jäävad nüüd inimesi ootama, otsima. Nendel on vaja aega teiste asjade toimingute ja loomulikult täiesti võimalik, et ta on siin, ilmselt ta on siin üksinda, et ta sureb niiviisi. See hotell töötas oma 60 aastat ja väga hästi, aga võt siis kuidagi järsult turistid kaotasid huvi ja 2 aastat tagasi nad läksid pankrottini. Nii et lagunemise aste vastab 2. Väikesed banaanid, väikesed tükid banaanid. Ainult vähesed tükid. Nüüd 2 liiki me täna nägime ja kuulsime. Ühte ainult kuulsime. Hallo, Manki. Ma pean passivalt lüüsi tegema. See ei saa. Saab aasta. Hoia pöidlaga kinni. Alustame oma väikest reisi siis, nagu te olete juba ilmselt märganud, oleme siin Copacabana lahe ääres ja tegelikult kogu see laht või Copacabana rannas õigemini, mis on siis laht, mille ümber või ühel küljel lookleb väga liigendatult Rio de Janeiro linn ja see laht kannab nime Guanabara. Rand ise siis, Copacabana rand on umbes 5 kilomeetrit pikk. Me sõidame siis seda mööda randa sõitva kulgeva avenüüd mööda, mis kannab Atlantika avenüü nime. Ja läheme siis kohta, mida nimetatakse siin, ütleme, kuidas öelda, suhkrumäeks või suhkrupea või ka suhkrukoonus või suhkrutükk võib isegi öelda. Mägi, mis on 400 meetrit kõrge ja see on just nimelt koht, kus 1555 alustati siinse linnaga, pandi alus Rio linnale. Rio de Janeiro, kus me oleme, siis on suuruselt teine linn Brasiilias. Sao Paulos me olime ja sellest on olnud palju juttu. Sao Paulo kindlasti kõige suurem nii Lõuna-Ameerikas kui ka lõunapoolkeral ja üldse üks suuremaid linnastuid maailmas. Siis Rio de Janeiro on teine nüüd nii-öelda see päris Rio keskne osa päris linnast on umbes 6 miljonit ja linnastu ise ümberkaudsete eeslinnadega 9 miljonit. 1821. aastani oli Brasiilia Portugali otseselt asumaa, seejärel ta iseseisvus. Et see Kumu ja park ja mägi, mille otsa me läheme, on seotud Brasiilia esimese kuninga või keisriga, Dom Pedroga, kes oli selle kuninga ka tegelikult keisri, Portugali keisri, kes põgenes siia teise keisri eest, ehk siis Napoleoni eest või Napoleoni eest, ma ei teagi, kuidas eesti keeles tuleb öelda. Põgenes siia 1808, aga Portugali valitseja ise läks siis 1821. aastal tagasi Portugali, aga tema poeg jäi siia, talle väga meeldis siin ja oli vaevalt isa ära läinud, kui aasta hiljem poeg kuulutas välja Brasiilia iseseisvuse ja ennast loomulikult Brasiilia valitsejaks. Aga need spordirajatised jällegi, mõningad neist olid vastavalt niimoodi tehtud, et nad ka pärast siis võeti lahti ja ühesõnaga
avastati see maa millekski muuks. Teistesse rajati või on tehtud koolid või mingisugused muud ühiskondlikud asutused, aga on ka sellised, mis on täiesti maha jäetud. See kuju ise on seest tühi, betoonist valatud, aga seest tühi ja sinna saab ka sisse minna, aga mitte külastajad sellega. Kui on vaja need, kes tegelevad selle kuju eest hooldamisega, siis põhimõtteliselt saab siin sisse minna kuni õlgadeni, aga külastajatele see avatud ei ole, et külastajad võivad väljast vaadata ja nagu öeldud, siis see on 700 meetri kõrgusel. See kuju, kui me eile käisime Suhkrupea peal, siis see oli 400 meetrit, et nüüd siis 300 meetrit veel juurde. Kuju ise on 38 meetrit kõrge ja kaalub 1100 tonni. Selle kuju arhitekt on kohalik brasiillane Da Silva ja siis skulptor on Prantsuse päritolu ja ekstra Poola päritolu Lenowski. Once again, have a nice trip and thank you very much for visiting Brazil and Brazil. Meie giidluis ütleb, et loodab, et teile meeldis see väga lühikene Riia külaskäik. Tõepoolest külast vaadata on siin veel palju või õigemini meil on enamik nägemata. Me nägime ainult vähemasti koos käisime vaatamas kahte olulisemalt vaatamisväärselt seda Suhkrupea mäge ja Jeesuse kuju ja sealt siis vaadati linnale. Aga vaadata oleks ilmselt palju.